nii, aga tere tulemast teile kõigile. Minu nimi on Kelly, mina olen Alpa Kidsi tegevjuht ja minuga koos on siin Maarja. Maarja on Alpa Kidsi sisujuht ja meie siis tutvustame teile natukene üldisemalt, mis on Alpa Kidsi digiõppemängud. Ma küsiks ka, et kui palju teie seas on neid, kes ei ole mitte kordagi Alpat kasutanud, et te võite sinna vestlusaknasse kirjutada, et siis me teame, kui palju üldist juttu meil on mõtet rääkida, võib-olla kõik on kogenud kasutajad, kes tahaksid just kuulda siis uuenduste osa rohkem. Aga mul on väga hea meel, et te olete siia tulnud meid kuulama, sest meil on ja valdavalt peaks siin olema siis Tallinna haridustöötajad. Meil on väga tore uudis siis see, et Tallinna Haridusamet on teinud siis ka järgmiseks aastaks Tallinna haridustöötajatele Alpakitsi kasutamise tasuta kättesaadavaks. Ja meil on väga hea meel, et juba 80% Tallinna haridusasutusi on võtnud Alpakitsi õppetöös kasutusele. Ja just vaatasime ka, et selle aasta jooksul on siis 11 000, natukene rohkemgi kui 11 000 mängusessiooni Tallinna haridusasutustes tehtud Alpaga ja seda kasutatakse rohkem kui 2000 seadmes. Nii et need on ikkagi juba päris kenad suured numbrid, aga väga hea meelega julgustame siis neid, et siin on tõesti ka neid kuulamas, kes ei ole kordagi kasutanud ja räägime siis ka uuendustest siis neile, kes juba on Alpaga kokku puutunud. Nii, ja siis veel kord info, et Maarja pani siis registreerimise lingi vestlusaknasse, et kui on keegi, kes ei registreerunud, aga soovite osalemistunnistust, et siis pange ennast palun sinna kindlasti kirja. Nii, aga nüüd ma jagan ekraani. Nii, ja ma jagan koos heliga, et me saaksime pärast Alpa mänge natuke näidata ka. Nii, aga Maarja, ma annangi sõna sulle ja siis võtan pärast sõnajärje üle. Tere kõigile, mina olen siis Maarja Männik ja mina tegelen Alpas sisu ja lokaliseerimisega. Nii et kui kõik sisu puudutavad küsimused, mõtted või siis palun kirjutage julgelt mulle iga kell, et mida te näiteks sooviksite seal näha, millest te puudust tunnete või mis on hästi või mis on halvasti. Et igasuguse tagasiside üle me oleme äärmiselt tänulikud. Siis natukene sellest, kuidas me oma seminari täna oleme korraldanud. Kelly tegi avasõnad ära. Nüüd ma tutvustan nendele, kes veel ei ole Alpat veel näinud, tutvunud, siis selline kiire ülevaade ja vaatame ka rakendust. Ja siis Kelly räägib uuendustest meie rakenduses ja pärast jagame ka kogemuslugusid ning lõpus vaatame ka need küsimused üle, mis tulid siis koos registreerimisega ja kui on vahepeal jooksvalt veel tulnud mõtteid või küsimusi, siis saame nendele kõikidele kenasti vastata. Aga asume siis ruttu asja juurde. Et siit. Et meie tegeleme siis digiõppemängude loomisega, peamiselt vanusele 3–8, et väga laialdaselt on meie mängud kasutusel küll lasteaedades, aga ka esimeses kooliastmes. Ma siia vahele kommenteerin ka seda, et Marleen küsib, et kas 4. klassi õpilastega on võimalik kasutada eesti keel kui teise keelena õppimiseks, siis kui nende eesti keele tase on väga nõrk, siis jah, see 3–8 on tinglik selline vanus, aga tegelikult tõesti HEV-lastega, sealhulgas siis muukeelsete lastega, on meil palju-palju näiteid, kuidas ka täiesti uussisserändajatega kasutatakse kuni seal 5.–6. klassini, et nad kohaneksid eesti keeles. Lapsevanemad koos lastega õpivad, nii et keeleõppevahendina on meie rakendust kasutatud küll väga palju. Praegusel hetkel on meil rakenduses saadaval üle 100 minimängu ja me tõesti üritame iga kuu luua uut sisu juurde, et mõni suurem mäng lihtsalt võtab natuke kauem aega, mõnikord saame kiiremini, et aga alati on midagi uut sealt leida.
siis meie mängud on lõimitud ekraaniväliste tegevustega, mis tähendab seda, et iga mängu lõpus on selline üleskutse, et mida edasi teha, aga see on selline nagu mõte või väike vihje õpetajale, et kuidas edasi minna, kuidas seda lõimida õppetegevusega, aga see võimalused on lõputud, et see just oleneb täpselt teie enda vajadusest ja, ja sellest nüüd, mida te lastega teha soovite. Ja meil on mängus on muidugi kõik kohaliku kultuuri ja looduse elemendid selle jaoks, et see seos tekiks lastel kõige paremini õpituga, et see oleks nende jaoks arusaadav ja mõistetav. Ja samuti ka keeleõppe puhul, et kes on siis muukeelsed lapsed, et siis nad õpivadki eesti keelt ja kultuuri tundma ja siis kohalikus kultuuriruumis saavad kenasti hakkama. Ja nagu ikka, me loome koos õpetajatega, kes siis annavad oma ideid ja ka kontrollivad, mis me teeme, ja samuti ka, nagu ma enne ütlesin, et üleskutse teile kõigile, et andke julgelt teada, teeme koos. ja juba märkasin, et mõned, kes on meile palju abiks olnud, on ka siin täna kuulamas, nii et aitäh teile, teist on palju olnud abi ja teisedki julgelt avaldage soove, mida te veel tahaksite Alpas näha. Ja kui teil on endal vahepeal kommentaare, et mis te tahaksite lisada või oma kogemuslugusid jagada, siis see ongi täpselt see koht siin praegu, et on siin palju neid, kes on juba kasutanud ja neid, kes ei ole kasutanud, et siis te saate oma kolleege aidata ja anda neile selliseid häid vihjeid. Nii. Ja meie rakenduses on veel üks selline tore asi nagu õpianalüütika, et saab luua lastele profiilid ja siis vaadata, kuidas neil seal mängudes läheb. Et kuidas on nad need mängud sooritanud, ja samuti, kui kaua aega läks ja mis olid need levinumad vead, et kui on vaja ikkagi aru saada, et mis laps oskab, mis ta ei oska, siis see on selline sealt saab sellise hea sissevaate. me natukene lähemalt räägime ka ühest nagu ägedast arendusest, mis kohe-kohe ka koolide jaoks on saadaval ja see õpianalüütika, mis on õpianalüütikaga seotud, aga Kelly, sa räägid siis sellest varsti. Aga asumegi siis kohe mängude juurde, mis me siin ikka ootame. Vaatame kohe rakendusse sisse, siis meil on nagu ja meie jagame siin seda veebiversiooni, et Alpa mänge saab siis kasutada nii nutitelefonidel, tahvelarvutitel, aga ka arvutis ja interaktiivsel tahvlil. ja meie siin jagame just siis seda versiooni, mida meil on lihtsalt lihtne jagada läbi arvuti, et siis see on see arvutiversioon. ja ma login siia kohe sisse. ja see on seesama, mis toimib interaktiivsetel tahvlitel. Et osad on need, kus on äpid sees ja mõned on need, kus on internet, siis saab kasutada just seda. nii, ja keegi võib meile ka korraks kinnitada, kas te kuulete midagi, kui me vajutame Alpa peale? klikid on väga eredad. On ja siis võib-olla me Siis paneme isegi vaiksemaks või panete teie, sest ma ei tea, kui mina panen vaiksemaks, ma ei tea, kas see mõjutab ka seda, kuidas see läbi tuleb. nii, no vaatame. kas on paremini? Väga no vajuta midagi, vaata. nii. On sama kui enne, jah. no siis, kui on kellelgi kõrvaklapid, et võite endal ka vaiksemaks panna, sest ta lisab, ta jagab kohe otse läbi arvuti, et me ei saa vist seda muuta. Et meie mängud on jagatud siis 4 raskusastmesse, me ei ole siia pannud vanuseid juurde, sellepärast et laste oskused ja teadmised on väga erinevad. Ja samuti, kui nad tulevad kooli, siis see, mida nad teavad ja mida nad oskavad, on väga-väga erinev. Et mõned lapsed tulevad kooli, kes alles hakkavad tähti õppima ja mõned on need, kes juba oskavad kirjutada. Et aga kui alustada täiesti algusest, siis on meil siin kõige lihtsamad numbrite ja tähtede õppimised, et tõenäoliselt see võib-olla sobib muukeelsetele lastele alustuseks ja harjutamiseks, aga koolitasemel me peamiselt vaatame sealt alates teisest tasemest, aga ka siin on võimalik lugude jutustamise mänge ja selliseid lihtsamaid
näiteks tunnetest rääkimise mänge vaadata, et kuidas, tundi sisustada. Aga peamiselt vaatame siis kanataset ja raamatuga kanataset, kus on siis juba sellised koolieelikutele sobivad mängud. Ja esimene kooliaasta. Esimene kooliaste, jah. Et meil mängud on jaotatud kõik kenasti teemade järgi, on matemaatikamängud, keeleõppemängud, keelemängud, keskkonnamängud ja siis on loogika ja rütm ja loovus. Võtame siis esimese mängu, näiteks matemaatikamängus, et õpime liitmist. Liida ekraanil olevad asjad kokku. ja siin on siis selline tore mäng, kus lapsed saab juba esimene liitmise harjutamise mäng, kus lapsed saavad aru sellest loogikast, et mis see liitmine siis tegelikult tähendab. Ja siin tuleb valida õige vastus. Ja see on ka selline... Õige! 1 + 4 võrdub 5. Ja see on näiteks selline tore mäng, mida saab ka tekstülesannetega siduda. Et lapsed vaatavad neid liitmistehteid ja isegi proovivad teha liitmisülesandeid või liitmisülesandeid välja mõelda. Mängime selle mängu lõpuni siis. Jah, õige! 2 + 2 võrdub 4. Jipi, õige! 3 + 1 võrdub 4. Ja siis see pall tuleb kinni püüda. Ja ongi mäng läbi. Sa oled nii tubli! Rekord! Annab ka teada kaua mängu peale aega. Proovi nüüd oma vasaku ja parema käe sõrmedel liita. Nii ja seda lapsed tavaliselt ka teevad, et hakkavad sõrmede peale esimesena liitma. Siis liitmismänge on meil siin väga erinevaid, on 10 piires ja 20 piires, et ega see liitmine vajab lihtsalt väga-väga palju harjutamist. Ja meie Alpa mängud ongi siis selline tore keskkond, kus saab seda harjutada. Et küll nad harjutavad paberi peal, küll peast, et aga kuna neid numbreid on ju nii palju, siis on väga tore keskkond ka vahelduseks mängida meie mänge. Siis on numbrite kirjutamise harjutus. Harjutame arvude kirjutamist. 1, 2, 3, jee! Ja mida siis meie mängude põhjal tehtud magistritööd on näidanud, on seda, et ongi just seda kirjutamist uuritud ja leitud, et hoolimata sellest, et kas nad kirjutasid neid numbreid siis sõrmega. 7. Või siis nutipliiatsiga või nutipulgaga, hoolimata vahendist, et neile jäid nii numbrid kui ka tähekujud jäid palju kiiremini pähe. Et sellepärast nad tegid siin nii alpamängus, harjutasid numbrite tähtede kirjutamist ja siis pärast paberil või et selline mitmekülgne harjutamine tuli suureks abiks. Ja kui läheb mööda, siis sa lihtsalt seda numbrit kirjutada ei saa, et sa õpid kohe ära selle õige viisi, kuidas neid 9. numbreid tuleb kirjutada. Nii, aga vaatame edasi. Siit nupus saab alati tagasi minna, nooles saab alati mängus tagasi minna ja jõuame jälle tagasi peamenüüsse. Siis on muidugi kujundite harjutused ja suurem hulkade võrdlemise mäng, mis on samuti üks teemad, matemaatika teemadest. Harjutame hulkade ja arvude võrdlemist. Sa näed ekraanil vasakul ja paremal esemete hulkasid. All näed sa mitu eset on hulgas. Vali õige märk. Kas vasakul hulgas on rohkem esemeid kui paremal?
kas hulkades on esemeid võrdselt või on vasakus hulgas vähem esemeid kui paremas hulgas? nii ja siin paremal nurgas üleval on selline kordusnupp, nagu play nupp, mida vajutades saab alati neid juhendeid uuesti kuulata. Et kui ei jõudnud jälgida või ei saanud aru, siis Alpa kordab seda, mis ülesanne oli. Ja see on nüüd esimese taseme mäng, aga ka järgmises tasemes on natukene keerulisem mäng, mida me kohe varsti vaatame. Ja näiteks klassis, kui on sellised mängukaardid, lapsed saavad ka ise joonistada endale need mängukaardid, siis nad saavad näiteks koos laua koos oma pliiatsitega neid hulkasid tekitada ja siis panna suurem, väiksem või võrdne või muude väikeste objektidega ja siis on ka selliseid liikumisülesandeid lausa tehtud selle hulkade võrdlemisega, kus lapsed peavad liikuma siis vastavalt ühele poole või teisele poole ja tekitama selliseid gruppe, et et kas paremal on rohkem kui vasakul või peab olema võrdselt. jah, õige. Mõlemal pool on sama palju esemeid. Et siis see oleks nii mängimine nii päriselus kui ka virtuaalselt. Siis kui vaadata keele ja kõne kategooriasse, siis on meil siin nii tähtede kordamise mänge, tähtede kirjutamise mänge kui ka esimesed lugemisharjutused. Et kui siin nad näiteks saavad veerida juba kokku, et mis harjutame lugemist. Vali see sõna, mis on pildil. Oo! ja sellise harjutuse juures nad peavad hakkama väga hoolikalt kokku lugema, et esimene selline pealevaatamine ei pruugi üldse olla õige vastus, et nad peavad väga hoolikalt kõik tähed kokku lugema ja siis saavad õige vastuse valida. Ja võib-olla siis ka mõelda, et kas on veel sarnaseid sõnu ja samuti saavad mõelda ka selliseid uusi sõnapaare, et neid selliseid sõnapaare saab ise ka pärast juurde mõelda. õige, kuusk. Ja siin üleval, nagu nägite, sellised oranžid triibud tekkisid, need on siis need mängu, et mitu korda selle ühe mängu jooksul tuleb siis neid erinevaid sõnu. Tavaliselt on õige, süda. 3 või 6 korda. Nii, ja siis on meil logopeedidega koos loodud mäng. Saame tuttavaks Alpa sõpradega. Vali täht ja loe sõbra seikluse kohta. Oo! Ja siin on nüüd iga tähe kohta väike jutt. Me oleme praegu jõudnud J-täheni, aga kuna me neid mänge tuleb kogu aeg juurde, nii et julgelt kerige aga allapoole ja vaadake, kas on juba uusi tähti juurde tulnud. Ja see on selline tore mäng. Loe ja lohista õige pilt teksti sisse. Et kus funktsionaalse lugemise kohta, et kuidas tuleb ilusasti see kokku veerida ja siis aru saada, et millest jutt on ja valida õige, mille ta võttis. Ei olnud. Õige, saad nüüd noolele vajutades lehte keerata. Ja siis on võimalik selle jutu kohta ka väike pilt joonistada näiteks või ka ise proovida mõni jutt välja mõelda. Näiteks terve klassi peale kokku panna üks jutt. Nii, ja siis on meil keskkonna ja looduse mängud, et need on tavaliselt seotud just hooaegadega, et kevadel on teemaks rändlinnud ja kes tulevad meile, laululinnud, kes tulevad peale pikka talve, tulevad tagasi, siis on tore siin õppida linde tundma, kuidas nad laulavad
ja samuti sügisel on väga populaarsed mängud, lehemängud, et kui õpime tundma puid, millised lehed välja näevad, et siis saab ka õues neid lehti, et kunstitundidesse samuti korjatakse neid lehti ja joonistatakse, et siis saab vahepeal võtta ka alpamängu appi ja vaadata, kuidas need joonistatuna välja näevad, sest lastel on alguses üsna raske aru saada, et mis on see päris ja mis on virtuaalne, et siis on sellised võrdlusmomendid saab tekitada nende mängudega. Siis on meil asjade otsimise mängud, mis on sellised toredad seltskonnamängud või siis paarismängud, et kes leiab kõige kiiremini midagi üles ja samuti siin on nüüd jõuluteemalised mängud, et kui on otsime talvemaalt kadunud asju. Vaata, kas sa leiad üles kõik need 5 asja. et kui on juttu talvest ja jõuludest ja pühadest, et siis saab selle mängu kenasti siduda ka nende tegevustega. Kas me leiame Teetass, vahistada, jah, sinna. Siis siin võib vaadata, latern, lumelabidas, tuleb kinni hoida ja siis saab ega Kell. ma ka ei tea, kas need Jah. on. ja vahepeal lendib ja meil on veel prillid on kadunud. Kus võib olla heinakupjas? suusaprillid. Uhuu. Oled nii osav. ja neid saab ka siis katki prõtsa. nii, aga liigume sujuvalt ka siia viimasesse tasemesse. Ja siin on juba sellised elulisemad mängud, et oleme kuulnud, et kellaõppimisega on ikka siin pidevalt probleeme olnud. Et kellamängus saab võtta täiesti 3 etapis, et kõigepealt on täistunnid ja pooltunnid ja siis õppida natuke keerulisemaid veerandtunde ja 3 veerandtunde ja siis on juba 3. tase, kus on kõik kellaajad koos. Õpime kella tundma. Muuda seierite asukohta vastavalt kellaajale. Kell on 12:15. Et siin näeb siis ära mõlema kella pildi, et kuidas, et kui ta on elektroonilisel kell näitab näiteks niimoodi, siis ta suurel kellal osutitega näitab seda kellaaega niimoodi ja siis tuleb lihtsalt väga täpselt neid kellaosuteid liigutada vastavalt sellele kellaajale, mis on siin pandud ja samuti vaadata, et siin on tunnid on sinisega märgitud, mis aitab lapsel võib-olla alguses paremini aru saada, et nendest seieritest ja siis minutiseier on rohelisega. Ja teine, üks võiks öelda isegi kõige populaarsem alpamäng on poes käimise mäng. Et kui enne on siin kõik liitmised ja lahutamised kenasti selged, siis saab minna poodi ja praktiseerida seda, mis on siis mida siis vahepeal on õpitud. Õpime raha kasutama. Vali 2 asja, mida sa saad osta. Et Alpal on 2 eurot poes kaasas ja siis ta peab sealt leti pealt valima, mida tema 2 euro eest saab. Tubli, sul tuli rahast välja. Vali 2 asja, mida sa saad osta. Ja siin ta saab isegi juba rohkem mõelda, et nii, kas tal tahab, et tal Oi, kui tubli, sa säästsid nii palju. isegi jäi raha üle sellest, mis ta... Vali 2 asja, Nii, ja siis meil on siin veel ka sellistele väga tublidele arvutajatele esimesed korrutamise mängud, kus saab
sellest korrutamise loogikast võib-olla paremini aru, kui vaadata, et mis see ikkagi see korrutamine tegelikult tähendab. See on meil Tiri Sibir, õpime korrutamist. Korruta omavahel taldrikute arv ja ühe taldriku peal olevate objektide arv, mis tuleb vastuseks. et niimoodi on visuaalselt lapsel kergem aru saada, et mida see korrutamine endas tegelikult ikkagi tähendab ja siis ta siia peab alla valima need õiged arvud. Nii, aga kuna meil aega on üsna piiratult, siis ma näiteks veel ära, mis on selliste vanematele klassidele väga populaarne mäng, on sõnuri. Arva ära, mis neljatäheline sõna on õige. Vaata neid juhiseid ja vajadusel küsi täiskasvanu abi. Trüki prooviks esimene sõna. ja see on isegi õpetajate seas populaarne, lihtsalt ka ilma lasteta. Et see on selline väga tore. Nii, aga me vastuseid ise ka ei tea, et me proovisime koos ühe läbi teha. Nii et kui keegi oskab, võite meile vestlusaknasse pakkuda ka. Palju. Mõtle veel. No, mõnikord on väga keeruline ja Kas meil on selline sõna? Hea katse, aga proovi veel. Mis meil alles on? Hallidest me saame siis valida. Nii, nii hakkab looma. H on siis, H-täht on kollane, see tähendab, see on siin sõnas olemas, aga ta on vales kohas, aga I on ka õiges kohas. Vaatame kohe. Aga äkki siil ei saa ka olla. Ei saa. Vihm äkki. No nii. Meil on võit ja proovime. Ja lahendasidki ära. Jee! Oleks nagu kokku lepitud. Siin taustal on neid sõnu, sadu, mis on siis just lihtsad sellised lühikesed neljatähelised, et see on tore koos mängimine ka siis suure pundi lastega. Ja siis on mälu ja loogika mängus on erinevaid loogikaülesandeid, mida siis saab kenasti ka matemaatikatunnis lahendada, siin ka populaarne sudoku ja samuti need hästi-hästi populaarsed luuletused, et jõulud on tulemas, kõik peavad ikkagi luuletusi õppima, siis meil on siin selline kataloog lausa erinevate luuletustega, kus saab Alpaga koos lugeda luuletusi. Aga minu poolt kõik praegu. No võib-olla ainult korraks näitame seda, et siin oli minu konto sees, vaatame, kuidas minul läks. Nii, ja siin on siis näha, no kuna lihtsalt me kõiki lõpuni ei näidanud, siis muidu siin on siis ilmuvad, et näiteks siis võtame see lugemismäng, saab eraldi lahti võtta ja vaadata, kui kaua mängiti, nii ja mis on siis levinud vead, et siin saab siis ülevaate, lihtsalt meie ei mänginud lõpuni, aga kui on siis profiiliga laps mängimas, siis saab konkreetse lapse kohta siis ülevaadet ka. Ja siin oli palju küsimusi chati vahepeal siis selle kohta, see on siis lapse lukk. Ja oli see küsimus, et kui palju lapsi sinna mahub, et siis jah, kogu klass ja kogu rühm mahuvad ära. Et seadete alt meil on muidu selline tore linnumäng, mida linnulaul taustaks. Aga see on üsna häiriv praegu võib-olla. Ja ajavõttu funktsiooni saab samuti maha võtta ja saavutuste, kus on siis punktide kogumine, et kõiki neid saab sisse välja lülitada, samuti personaalsed soovitused, et kui ei soovi, et need erinevad mängud hakkaksid järjest mängima, siis need saab kenasti välja lülitada ja siis uut mängu mängima ei hakka, kui on eelmine lõpetatud. Ja tahvelarvutites, et kuna siin oli palju küsimusi ka muukeelsete laste kohta, et siis seal saab ka automaatset kõneaeglustit kasutada, mis on just HEV-lastele siis mõeldud. Ehk siis kõik, mis meie kollane alpaka Alpa küsib, et ta küsib aeglasemalt, et see tempo on siis aeglasem, et see on muukeelsetele lastele tehtud, et seda just sellised õpetajad küsisid, kes siis kõige rohkem muukeelseid õpetavad. Nii, aga siit liigumegi edasi, et mis siis veel plaanis on. Et ma jagan korraks uuesti slaide ka ja räägime siis sellest, mida me viimasel ajal oleme juurde arendanud.
nii, on selliseid mänge, mis on siis võib-olla ka natukene küll noorematele, aga ka vanematele lastele tore, on ka siis sellised kirja eelharjutused, mis te siin vasakul näete. Siis on jutukesed, mida Maarja vist põgusalt näitas ka, et neid on aina siis avaldame juurde, et meid on väga toredad logopeedid selle sisu juures aidanud, et neid teeme siis aina juurde siia. Siis näiteks, kui lähete väljasõidule oma klassiga, et ei pea muidugi tahvelarvutit kaasa võtma, aga pärast näiteks tagasi tulles saate arutada, et meil on selline reisibingo mäng, et mida siis teel olles nähti, et kas vikerkaart nähti võib-olla seal tuletõrjeautot ja mida veel siis nähti, et vahet ei ole siis, et kas on bussisõit või on ja need jalutus. välja prinditud Ja ja saab võib välja printida ka tõesti samamoodi, et kes ei ole märganud, et siis rakenduses on ka selline koht, kus on prinditavad töölehed, et seal on ka väga palju põnevat ja just hooajale vastavat, et igal kuul siis lisame sinna prinditavaid materjale ka juurde. Siis on selline väga põnev mäng, mida me ei saa arvutis näidata, sest see on tõesti ainult tahvelarvutites ja nutitelefonides. Sellepärast, et see on selline arvutamise mäng, kus tuleb seadet siis käes kallutada ja siis see pall peab veerema just õige vastuse poole. On ka selline, mis lastele väga meeldib ja siis vot jah, näiteks ATH lapsele ei saa kasutada, sest ta ju peab kuulama mitteloomulikku häält. Jah, kindlasti võib olla jah, seal erisusi, et kes ei soovi seda automaatselt aeglustatud häält kuulata. Et kindlasti võib olla. Jah, ideaalis võiks jah, et päris inimene lugeda kõik otsast peale, et oleks hea variant küll, jah. Aga näiteks jah, selle kallutamise mängu puhul oleme saanud ka tagasisidet, et ATH lastega, kellel just eriti siis on see tähelepanu pool tuleb rohkem esile, siis see hoiab nagu sellist motivatsiooni siis näiteks matemaatikas tehteid harjutada. Siis kellamängu ka Maarja näitas, et nüüd on võimalik kellamängu puhul siis valida siis pooltunnid, veerandtunnid, täistunnid eraldi, kui seda varem ei olnud, aga seda ka paljud õpetajad küsisid, et kas võiks teha nii, et saaks eraldi valida, et enne need olid kõik koos ühe mängu sees. Nii, siis mis veel põgusalt on siis uus on jah, on meie rakenduses saab koguda siis selliseid punkte ja auhindu, et kes on mänginud, on võib-olla märganud, et õigete vastustega punktikesed kogunevad ja saab auhindu. Ja eesmärk on siis jah see, et tulevikus ka see info siis iga lapse kohta jõuaks siis vastavalt Eliisi e-kooli ja stuudiumisse, et miks mitte lastele siis toredaid diplomeid sealt ka välja printida, et kes on looduse nautleja 666 saab siis endale ka toreda diplomi, et kui õpetajad soovivad printida. Nii, ja siis järgmise aasta plaanid on siis sellised, et siin on vestlusaknas, me oleme ka siin mõtteid vahetanud küsijatega. Eliisi kasutajad siis, kuna meil mõni kasutab ka Eliisi, on siis mõni õpetaja, kes töötab nii siis lasteaias kui koolis. Eliisis juba saab alla laadida automaatselt kogu oma rühma ja kohe-kohe saab ka e-koolist alla laadida siis kogu enda klassi andmed, et ei peaks ükshaaval lastele profiile tegema. Ja miks see profiilide tegemine on oluline, on ka see, et kui praegu saab rakenduses vaadata siis lapse kohta tagasisidet ja leida õpilünkasid, siis tegelikult on arenduses ka selline õpetaja töölaud, kus saab siis kõikide laste enda klassi lapse tulemusi siis hakata eraldi jälgima ja saab vaadata siis ka positsiooni siis, et kuidas nagu võrdluses teiste koolidega näiteks läheb, et sinna suunda liigume, et oleks võimalikult rohkem andmepõhisust meie haridusmaastikul. Et sellised toredad võimalused on arendamisel. Ja mul on üks küsimus korraks, kui ja, tohib vahele küsida. palun. Et kui tuua neid lapsi üle sealt Eliisist või e-koolist või stuudiumist, et kas nad siis äpis jäävad oma nimega või genereeritakse neile mingisugune tunnus? See on väga hea küsimus. Jah, nimedega on niimoodi, et kogu rühm tuleb, see kahjuks kirjutab seni tehtud profiilid üle, et see on natukene kurb, aga ühtegi muud varianti ei olnud. andmekaitse mõttes on oluline, et need ei liiguks. Ja siis on niimoodi, et nad tulevad siis e-koolist ja Eliisi stuudiumist siis selliselt, et tuleb lapse siis eesnimi ja kui on näiteks
klassis 2 Tanelit, siis tuleb perenimel tuleb siis esimene initsiaal ja kui need ka kattuvad, siis tuleb veel üks täht sinna perenimele juurde. Ja see on tõesti, kuna meil on niivõrd noored lapsed ja andmekaitsed, siis me võtame vastu võimalikult vähe andmeid. Ja plaan on siis see, et me hakkame jah vastu kuvama siis nii Eliisi, e-kooli kui Stuudiumi poole pealt või poolele siis Alpa progressi, et kuidas neil läheb. Ja me saame seda andmevahetust teha ainult sellisel juhul, et kui need andmed on siis kas Eliisist, e-kooli Stuudiumist alla laaditud, siis meie saame vastu saata nende platvormile need andmed. Ja tööjärjekord on jah nii, et Eliisi osa saime just valmis, jätkame e-kooliga ja küsiti ka Stuudiumi kohta, et see on arutlusel ja see on siis pärast e-kooli, siis jätkame selle poolega. Lihtsalt meil on väike meeskond, muud midagi, et peame ükshaaval neid No arendama. stuudium vist ei ole väga koostööaldis ka. Ei kommenteeri. ei, meil on läbisaamine kena, et ei, meil selles mõttes on hästi, aga seal on natukene ka lihtsalt tõepoolest ka need küsimused, et noh, et kellel on see huvi enda pool ka, sest et see ei ole ainult meie arendus, see on kahepoolne arendus. Et kas teine pool siis soovib sellesse panustada või mitte. Nii et arutlused on käimas. Nii, kas on veel võib-olla vahepeal mõni küsimus? Kui ei ole, siis ma räägin vahepeal edasi. Maarja vaatab vestlusaknasse, nüüd me vahetasime arvuteid ja Maarja saab ka siin vahepeal vastata ja võite vahele hõigata. Nii, siis mis on veel Alpasse tulemas, on siis näiteks raamatuga kana tasemes oli näha, et seal ei ole seda mina ja keskkond või siis ehk siis looduse kategooriat, et sinna me hakkame siis järgmisel aastal palju rohkem fookust panema, nii et tulevad sinna põnevad mängud juurde, ka siis rändlindudest, talveunest, kes kuhu magama läheb, et sellised plaanid, et igati ka teie poolt on nagu ettepanekud igati teretulnud, sest et ega me ju teeme teile ja lastele, mitte iseendale. ja eks me vaatame alati õppekava teemasid, et siduda kõige paremini neid õppekavade või ainekavadega. ja, ja noh, vabalt ka või saab niimoodi vanematele õpilastele. Et vabalt võib meile tõesti, me nagu väga-väga hea meelega võtame kuulda ja meil on nii hea meel, kui õpetajad kirjutavad, et noh, näiteks ütleme selle kellaõppega sama teema, et noh, et see kuidagi, et lastel on nii keeruline seda omandada ja on näha, et tasemetöödest ka, et siin noh, 4. klassis tänapäeval ka lapsed seda analoogkella väga ei tunne ja miks ei tunne, sest et nad ei näe väga enam kodudes analoogkella, eks. Et kui on mingi konkreetne teema, et mida te teate, et neil on raske omandada, et küll me mõtleme välja, kuidas me tehniliselt lahendame, aga sellised teemavihjed, et mida tahaks näha, on igati teretulnud ja me omalt poolt püüame siis ellu viia ja teostada. Nii, aga jah, iga kuu siis loome uut sisu, nagu Maarja ütles, mõni asi võtab rohkem aega, mõni vähem. Aga parampampa, üks selline uudis ka. Siis kuna Haridusamet tegi Tallinna haridusasutustele ka järgmiseks õppeaastaks või järgmiseks aastaks siis Alpa tasuta kättesaadavaks, siis meie tegime omalt poolt ka vastu kingituse. Nimelt meil on vast saanud valmis ingliskeelne Alpa ja see on kõik loogika on täpselt sama, mänge on natukene vähem, sest et Maarja jõudumisi lokaliseerib neid inglise keelde, aga see on siis briti inglise keel ja briti kultuuri elementidega ja ka see on järgmiseks aastaks teile kõigile tasuta, täpselt sama koodiga. Nii et kuna inglise keel algab natukene, küll on erinev, kas 2. või 3. klassis valdavalt, mõned ka esimeses. mõnes tõesti ka esimeses, siis saate kasutusele võtta ka inglise keele tunnis, kui on huvi või teha, kes teeb huviringe, kasutage, kuidas ise soovite, et meil on hea meel seda võimalust pakkuda ja lastele juba tuttav struktuur ja karakter ka ja samamoodi siis seal on värvinimed,
tähestik, see oli täpselt sarnane sisu, nii et see on teile kõigile ka tasuta kättesaadav ja selles osas siis ka järelkirjas saadame teile lingid ja kood on siis sama, mis teie asutusel juba seni on 2 aastat olnud ja kelleni see kood ei ole jõudnud, siis see tuleb ka järelkirja, et siin vastasin ka, et mõned õpetajad ei tea ja see info vahel jääb lihtsalt kuhugile kinni, kuigi Haridusamet ka alati saadab ametliku kirja sellel teemal ja meie omalt poolt ka üritame infot levitada. Vot nii ja üks tore uudis veel siia detsembrikuusse. Nimelt poelettidele jõuab esimene Alpa füüsiline raamat ja see on alustavale lugejale joonistähtedes väga vahva lugu, kuidas Alpa Eestisse jõuab ja Eesti metsaperega tutvub Eestis siis, näiteks õpib seda, et kas tohib võõraid marju suhu pista ja kas selfit tohib teha ilma luba küsimata ja selliseid toredaid õppemomente ja poelettidele jõuab see detsembri nüüd keskpaigas, nii et täiesti ahjusoojana siis jõuab lettidele ja lihtsalt infoks, et kui teie teete ka tavaliselt koolid ja lasteaiad ise ei tee ju õpilastele kingitusi, aga kui soovite infot levitada, et siis siin kristen@alpakids.com, et siis haridusasutustele on siis erihind nendele raamatutele. Aga mis on veel eriti tore, on see, et see on selline lühike jutt, 41 lehekülge, lühilaused, selline nagu lihtne jutukene, aga sellest on palju pikem versioon ja see versioon tuleb õhtujutuna ka Alpa rakendusse, mis on siis ka teile kõigile tasuta kättesaadav ja saab teha kuulamisülesandeid. Et meie meeskond siis on sinna sisse lugenud oma hääle ja sellesse panustanud, et siis saate neid kuulata siis ka lihtsalt kas tehes selliseid väikseid vaikuseminuteid või siis kuulamisharjutusi. Et ka selline tore võimalus ja teile täiesti tasuta ja eesti keele, ma arvan, kellel on muukeelsed lapsed, siis eriti tore võimalus siis kuulata just toredat eestikeelset vahvat eakohast juttu. Nii, aga ega siis nende uuendustega ongi praeguseks enam-vähem kõik, et natukene arutakski, et kuidas see kasutus seni on läinud ja mis mõtteid meie jutt teis tekitab, et ma võib-olla alustuseks küsikski, et kas Johanna on juhuslikult siin? Täitsa olemas. Väga tore, Johanna. tere, Johanna! Ma lõpetan korraks ekraani jagamise ja saame küsida, Johanna, kuidas siis teie kooliperel Alpaga läinud on? Nii, meil on läinud nii, et kuna meil eelmine aasta õnnestus saada 20 litsentsi, mis nagu terve klassi jaoks on natukene vähe, siis meil ta kõige rohkem saigi kasutust eesti keel teise keelena õppes. Et seda me siis eelmisel aastal kõige rohkem pidime pakkuma esimesele ja teisele klassile. Ja tänu Alpale siis õpe oli rohkem visuaalne ja toetatud ja selline mänguline. Ja ma arvan, et tänu sellele siis see aitas natukene õpilastel seda keeleõppi motivatsiooni hoida ka. Ja samuti, et ma olen väga tänulik sellele, et Alpas on väga palju sellist nagu erinevat sisu ja erinevat siis nii-öelda jõukohasuse astmega ka. Et kuna need, kes siis meile eesti keel teise keelena õppesse tulevad, et ka nende tase tegelikult ju on väga varieeruv. Et siis me ei pea laskma neil tunnis kõiki ühte samu harjutusi teha, vaid sarnast sisu saab siis erinevatel tasemetel ka läbida. Nii et ei ole kellelgi nii-öelda igav tunnis. Ja väga meeldib ka siis see meie õpetajatele, et seal on õpianalüütikat võimalik vaadata, et kuna need grupid ei ole meil väga suured, et siis õpetaja selle kõigega jõuab tegeleda, et ta saabki sealt siis väga head tagasisidet, et kuidas neil päriselt siis läheb. Et noh, loomulikult tunnis ju käiakse ringi ka, et on näha, mis nad seal teevad, et keegi kuskil midagi muud ei teeks, aga et pärast on siis näha, et mitu korda keegi midagi proovima pidi, et siis on võimalik nüüd võib-olla õpilüngad või sellised keerukamad kohad välja selgitada. Ja mis välja toodi, oli veel see, et tänu Alpale siis lastel on eesti keele õppes võimalik enesekindlamaks saada just suhtluspoolel. Et kuna nüüd on neid sisseloetavaid harjutusi ja sellist järgikordamist ka, et siis see muudab nende suhtlemise oma eakaaslastega natukene enesekindlamaks, et kuna õppetöö ikkagi toimub eesti keeles, siis neil on ka julgem võib-olla tunnis sõna võtta.
et me oleme väga rahul sellega, et meil see võimalus avanes ja kindlasti kasutame edaspidi ka. Ja loodetavasti siis sellel aastal jagub kõigile, saame siis tavaklassides ka kasutada. Ja tõepoolest, et ma arvan, et meilgi tegelikult siin ei pea piirduma esimese ja teise klassiga, et ka kolmandas, neljandas klassis on neid, kes on nagu eesti keelest erineva emakeelega, kellele see tuleb kasuks ja kellele siis ka annaks samamoodi jõudu ja sellist õpimotivatsiooni juurde, et ei jätaks seda eesti keele õpet unarusse. Et kuna meil koolikeskkonnas on väga palju neid eesti keelest erineva emakeelega õpilasi, siis ma arvan, et see jah, saab meil väga paljudele kasulik olema. aga kui palju Kadrioru Saksa Gümnaasiumis on neid eesti keel teise keelena õppijaid, ütleme seal algklassides? No ma isegi peast ei tea, ma ei kontrollinud seda enne järgi, kuna mina seda tundi ei anna, siis ma küsisin õpetaja käest, aga issand, meil on mitu erinevat gruppi ka, et ma peast ei oskagi öelda. Ma arvan, et 20 ringis äkki. Ja noh, selles mõttes, et need on ka sellised nagu, kes on nagu väga vajavad, et eks neid eesti keelest erineva emakeelega õpilasi tegelikult on rohkem, aga nemad siis saavad enam-vähem hakkama ka tavaklassis olles eesti keelt õppides. Ma igaks juhuks ütlen ka seda, et kui tundub, et kõik litsentsid läksid kasutusse, nagu andke ainult meile teada, meil ei ole kahju, et isegi kui Haridusamet ostis mingi ühe konkreetse paketi, siis ega meil ei ole kahju neid litsentse rohkem välja anda, et see on meie lihtsalt süsteemis muudame selle arvu ära, nii et Ja see tuli kindlasti lihtsalt saate ka eelmine aasta kõigile. kuidagi kevadel välja, et saab tegelikult juurde küsida, siis see oli natukene nagu ootamatu hetk. Aga et sellel aastal kindlasti tahaks siis kasutada seda varianti, et saab ikka kõigile, et kuna meil eelmine aasta just olid need suuremad klassid, et meil oli 28, 29, 30 õpilast, et siis täpselt niimoodi, et noh, tahaks ju tunnis kasutada, aga noh, mis me siis teeme, paari peale või? Ja, oi, aga kindlasti ja andke ainult märku, kellel on vaja rohkem litsentse, et me hea meelega omalt poolt teeme neid litsentse sinna juurde, et sellest ei ole midagi. Aga ma korra Ma küsin ühe ka, asja korraks veel ja, mainin ära, et mulle endale ja ka teistele tegelikult väga meeldib, et see kogu see sõnavara ja see keskkond on hästi nagu lapsepärane või nendele nagu kohane. Et ei ole toodud sinna mingisugust asja, millest nad võib-olla midagi ei tea enam, mis tihti kuskil laste juttudes või raamatutes võib kohata, et noh, tänapäeva laps enam mõnda asja ei tunnegi. Et seal Alpas on ikkagi kõik on nagu kaasaegne ja lastele arusaadav. nii armas, aitäh. Aitäh. Ja seal suvemängus ka niimoodi, et mõne asja me ikkagi hoiame, et lapsed teaks, mis vikat on. See tuleneb võib-olla kultuuriruumist ka. ja saunaviht ja et selles mõttes, et mõned asjad ikkagi hoiame, et traditsioone ka, aga samas jah, üritame ka niimoodi, et olekski lastele nagu äratuntav ja et ka näiteks et nurmenukk ja kõik, mis on eestipärane, oleksid siis seal ja et oleksid tuttavad. aga kas te kasutate rohkem interaktiivsel tahvlil, tahvelarvutil või mis seadmetes te kasutate? Meie pigem kasutasimegi jah tahvelarvutites, et see oli kuidagi mugavam, et siis igaüks sai ise pusida. Aga ikka aeg-ajalt tuleb ette seda ka, et saab suurel tahvel näidata. jah, et kogemus ütleb nagu nendele, et kui ei ole kõikide jaoks tahvlit või ei ole selles klassis tahvlit, aga on interaktiivne tahvel, siis on selline distsipliini hoidmise harjutused, oma järjekorra äraootamine, käe tõstmine, et nad tavaliselt tahavad kõik mängida ja tulla ja teha, et aga siis selline muude oskuste õppimine sealjuures on hästi sujunud. jah, või siis, kui nad mängivad tõesti grupiti niimoodi, et on näiteks 6 last korraga interaktiivse tahvli ees, siis me oleme ka täheldanud, et siis on nii armas, et siis on pikemad võtavad ülevalt vastuseid, lühemad võtavad altpoolt vastuseid, et see koostöö on nagu seal ka hästi vahva, et lihtsalt siis näiteks ei saa tõesti neid õpilünkasid teada, sest et nad on kõik koos, siis meil on see koos mängimise funktsioon seal. et aga siis ega neid see ei andmeid olegi me ei loe. alati kõige olulisem. jah, vahel on lihtsalt see mängulust ja koos tegemine ka tore. Ja siis paratamatult keegi mingi hetk hakkab ette ütlema, et kuule, ütle nüüd ära see. seda küll. aga suur-suur tänu, aga Johanna, kas teil on ka mõni ettepanek võib-olla jäänud kõrvu õpetajatelt, et oi, aga tahaks vot neid mänge veel või et vot seda tahaks millestki on väga teisiti puudu või? peale litsentsi puuduse? Vist ei oskagi niimoodi õpetajate poolt midagi tuua, minu arust
endal pidevalt mingisuguseid ideid tuleb kogu aeg meelde, et mida saaks igal pool ära kasutada. palun kirjuta meile siis. ja Ja, hea küll, sobib. aga suur-suur tänu, Johanna, aitäh, tõesti nii tore ja mulle meeldib ka see, et Johanna tõi välja selle, et lastel on nagu julgus rääkida, et see tekib, et meile ka nii armas üks õpetaja ütleski, et tal ka muukeelne laps küll lasteaiarühmas ja siis see laps oli ka öelnud, et talle meeldib Alpaga rääkida rohkem, sest Alpa ei hinda teda. Et see on noh, nii armas, et tal on tunne, et muidu, et kui tema üritab eesti keelt rääkida aktsendiga, et siis teised kuidagi hindavad teda nagu. See oli nii armas, et Alpa on väga, tema ei hooli, räägi, kuidas soovid, peaasi, et räägid. Alati kuulab ära. jah, täpselt, aga suur-suur tänu. suur tänu. Aitäh tõesti. Kas on veel mõni õpetaja, kes vahepeal on mõelnud, et on mõni küsimus või tahaks midagi kommenteerida? või jagada oma või jagada? kogemuslugusid. Maarja hoiab seni meil siin vestlusaknas silma peal, aga ma siis jagan ka korraks uuesti ekraani ja mõned küsimused, mis meile ette saadeti, ka käime läbi. Nii. Vaatame nüüd kohe, miks minu slaidid ei liigu. Nii, nüüd liiguvad. Kas on mõni teema, mis on jäänud vastamata ka siin vestlusaknas? nüüd viimased ei ole jäänud, et Ahah. kui eespool, kui sa vaatasid, siis Püüdsin ka olla järjel. see on No siis on hästi. Aga siis vaatame üle need küsimused, mis ette saadeti meile. Nii, et tahate kuulda praktilisi nippe ja ideid. Ma loodan, et te siit saite ideid ja mulle endale tundub, et kui ma neid mänge ise vaatan, isegi kui me oleme selles maailmas nii pikalt sees olnud, et ma kohe mõtlen, et mul tekib küll ideid, et kuidas kas või kodus enda lastega midagi jälle uuesti ette võtta ja praktilisi nippe ka, et siis kuidas õppetöös lõimida ja mis vanustele lastele sobida ja mis võiks sobida siis muu kodukeelega lastele kasutamiseks. Loodan, et natukene saite. Tehnilise poole pealt meilt ka tegelikult on küsitud nippe üsna tihti ja kui ei ole nutiseadmeid piisavalt palju, siis on tõesti ka see, et näiteks üks tore nipp, mis ma just kuulsin, et lapsed istuvad ringi ja siis näiteks kui on 2 tahvelarvutit, et siis saadetakse niimoodi ringi käima ja siis iga vastuse saab sinna vajutada järgmine laps, et kui selline mitte tavapärane koolipingis istumine, et siis saab niimoodi katsetada. Ja ka arvutis näiteks projektoriga vahel näidatakse ka, et saab kaasa haarata siis rohkem lapsi ja kasutada seal. või on töölehed, et kes täidab töölehte, kes teeb mängu ja siis see vahetab niimoodi edasi, et siis täidad jälle töölehte ja siis see tahvel liigub edasi. Et tahvli arvu taha ei pea küll, nagu seda ei pea kartma, et kas on piisavalt või ei ole piisavalt. Nii, siis on küsimus siin nende litsentside kohta, et tõesti saadame järelkirjas ka siin vestlusaknas vastasin ka, et kuhugi see info vahel takerdub, et on neid, kes ütlevad, et aga ma esimest korda üldse kuulen, et Alba on Tallinna haridusasutustes tasuta. Et see on nüüd meil tegelikult juba 3. aasta. Ma arvan, et me alustasime lasteaedadega ja nüüd on siis 3. aasta selline tihedam koostöö. Ja selle kohta tegelikult Haridusamet saadab kirjad välja siis direktoritele ja meie üritame levitada siis nende webinaridega ka seda infot. Ja see kasutus pikeneb, jah, automaatselt mitte midagi tegema ei pea, ainult kui tahate siis mõnes uues seadmes kasutusele võtta, et siis selle ligipääsu koodi sisestamise juhendi saadame ja saadame uuesti ka tabeli, kus te näete, et mis on teie asutuse kood, et seda Alpa võimalust tasuta kasutada. Kui kaua saab tasuta kasutada? Vähemalt järgmise aasta lõpuni ja siin on ka vihje on see, et mida rohkem see kasutust leiab, et praegu on tõesti tore see, et 80% haridusasutusi Tallinnas kasutab. Aga mida tihedamalt kasutatakse, siis suurem tõenäosus on, et see pikeneb, et seda koostööd jätkatakse. Sõltub ilmselt ka mingitest muudest asjaoludest, aga jah, see on kindlasti oluline, et ei ole mõtet jah, et nagu ju teha sellist koostööd, mida keegi siis pärast ära ei kasuta, et tõesti Alpa on ikkagi väga tihedas kasutuses.
nii, kuidas paremini ATH ja keskendumisraskusega lapsega Alpa mänguga õppetegevust teha? Vot siin oli näiteks jah kommentaar, et see automaatne kõne aeglusti näiteks ei sobi ja ma arvan, et ATH-ga ongi ka natukene see või ütleme üldse kogu nagu HEV teema ja kaasava haridusega, et iga laps on väga erinev ja mis toimib ühega, ei pruugi üldse toimida teisega. aga üldiselt me oleme saanud tagasisidet, et keskendumisraskusega lastel on just nagu noh, nagu nad on rohkem kaasa haaratud nagu õppetöösse Alpaga mängides ja me just oleme siin arutanud, et kuna üsna palju just kaasava hariduse poole pealt meile küsimusi saadetakse, et me teeme ilmselt siis täiesti ka eraldi veebiseminari, keskendudes ainult kaasava hariduse teemale seoses siis Alpa kasutusega. Et siis kindlasti teile saadame ka need kutsed, et kes on siis meie seminaridel osalenud. nii, 3 minutit on aega, kiired vastused siis. Lauaarvuti ja tahvelarvutiga on võimalik kasutada Smart-tahvliga samamoodi. Tallinna linn tegi hanke uuteks Smart-tahvliteks, aga ma nüüd ei mäleta, kas ainult lasteaedadele või koolidele ka. Töötab Newline'i, Prometheaniga ja siis see, mis viimase hankega osteti, on küll kehvema või ütleme, arvutusvõime on nendel kehvem, aga meie optimeerisime oma sisu siis selliselt, et seal ka töötaks. Kui kellelgi ei tööta, öelge meile, me isegi vahel meie arendustiim sõidab kohale ja siis on abiks ja seadistab printeri ka siis juba ühtaegu ära. Nii, mõni konkreetne ülesanne 2.–3. astme eesti keele tundides. Jah, no Maarja näitas siin ka mõndasid, meie keskendume ikkagi rohkem alusharidusele ja esimesele kooliastmele, küll aga 2., 3., eriti kui on siis muu kodukeelega lapsed, siis sealt leiab küll erinevaid mänge eesti keele tundideks. Matemaatilisi mänge 5., 6. klass ja vot sellele meie otseselt ei keskendu, aga üks samuti Eesti haridustehnoloogia ettevõte 99 Math, neil on rohkem siis ka 5., 6. klassile võimalusi, aga sõltub lapse oskusest, aga meie pigem nagu nii kõrgele tasemele ei keskendu. Kuhugi tuleb fookus panna. Põlvkondade ülene digiõppemäng, kas on võimalik, see on nii tore küsimus minu meelest. Põlvkondade ülene ja meie kindlasti omalt poolt soovitamegi, et need, kes on kodukasutajad, et kasutada koos lapsevanemaga, kes siis seal kõrval selgitab, aga on mänge, mida saab ka vanaema, vanaisaga mängida, näiteks nagu see 4-tähelise sõna arvamise mäng ja oleme kuulnud, et vaesed jõuluvanad kuulevad. Vanaema peab prillid välja võtma, et leida see kuuse tagant suusad üles ja ka need jõululuuletused, et ma olen kuulnud isegi mõned lapsevanemad, et jõuluvanad on meil öelnud, et nad ei jaksa enam kuulata seda Hans väike saunamees, et seda loevad nii lapsed kui lapsevanemad, et saab koos luuletusi ka õppida, miks mitte. Muukeelsete laste toetamine, sellest oli ka siin üsna palju juttu. Ja ma arvan, et nagu Alpa mängud just ongi see visuaalne ja seda väga-väga vanaema ongi koolis õpetaja. Vot, super. Siin vestlusaknas. Aga see muukeelsete laste toetamine, see, et see on nagu visuaalne, selges eesti keeles, lihtsad sõnad ja väga-väga palju kordamist ja see rukkilill ja rukkilill ja rukkilill, et ma arvan, et see tegelikult tõesti ka toetab väga hästi. Nupp, millega saab kuulata uuesti ja uuesti rukkilille kuulata. Et ma arvan, et see ongi natukene see Alpa võlu, et nagu Johanna ka ütles, et see lihtsus ja see visuaalsus on. Ja siis keegi kirjutas meile lihtsalt, tahan öelda aitäh nii laheda eestikeelse äpi eest. Ei no, aitäh. Meil on hea meel seda teha. Nii, aga küsimused siin saidki otsa. Kas on keegi, kes tahaks veel midagi küsida? Oleme nii täpselt ajas. Täpselt ajas, jah. Täpselt 4. Kui praegu ei ole tunne, et tahaks mikrofoni avada ja küsida, siis siin all on haridus@alpa.ee, võite meile kirjutada.
ja vabalt võite iga murega, et Alpa on nagu Tallinn, see ei saa mitte kunagi valmis. me aina arendame edasi kõik mõtted ja kui miski ei meeldi, võib ka öelda, me talume kriitikat päris hästi. nii et kõik positiivsed, negatiivsed kommentaarid on igati oodatud, tulevikumõtted ja litsentsisoovid ja kõik on oodatud. ja meie poolt siis nädala aja pärast tuleb järelkiri kogu infoga, kuidas see eestikeelne Alpa endale avada, siis tunnistused hakkavad tulema ja see ingliskeelse Alpa kohta ka siis tuleb info teile. olge kannatlikud, nädala pärast tuleb. aga suur-suur tänu Suur-suur teile aitäh. ja mul on väga hea meel, teid tuli siia täna üsna kenasti palju ja kindlasti, kui võimalik, jagage teistele õpetajatele ka infot ja miks mitte inglise keele õpetajatele ka, kellele võiks huvi pakkuda ingliskeelne variant. järelvaatamine tuleb ka ju. ja järelvaatamine tuleb, nädala aja pärast tuleb link teile meilile. aga aitäh teile! Aitäh teile! ilusat õhtut!